6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad, ongi läbi see Rootsi ralli MM-sarja teine etapp, lõppes siis Kalle Roompere võiduga. 3 MM-ralli võitu on nüüd Kallel mäletatavasti eelmisel aastal Rally Estonial, ta seda jada alustas Kreeka rallilt, tuni teine võit. Thierry Neuville ainsa Hyundai mehena poodiumil, teine koht Esa-Pekka Lappi. Pikalt roolist eemal olnud mees tõi Toyotale ka 3. koha. Tänane kondikava siis selline, et kõigepealt kuulame ära meie meeste intervjuud otse Uumeast. Ott Tänak üldarvestuses küll kaasa ei saanud rääkida juba teadaolevatel põhjustel, aga võttis siis punktikatsevõidu, sealt 5 punkti ja hoiab MM-i punktitabelis praegu 11. kohta. See meid loomulikult ei rõõmusta ja veel vähem rõõmustab ka Otti ennast. Egon Kaur, tubli sõit, 4. koht WRC 2 arvestuses, 10 sekundit jäi poodiumist puudu, aga vast märgilisem, et sai WRC sarja ka oma esimese punkti kirja, 10. koht siis absoluutarvestuses ja Georg Linnamäe WRC 2 arvestuse 4. koht. Hakkame siit otsast minema. Ott Tänak, siis Egon Kaur ja Georg Linnamäe. Ott Tänak, kui sellest rallist midagi positiivsest otsida, siis punktikatsel ja üldse ka eile sõites näitasid, et kiirus selle autoga ikkagi on olemas. Jah, ma arvan, et see võimalused selle rallil olid kindlasti olemas, et ma arvan, me olime konkurentsis. No kui raske oli lõpuks leppida selle teadmisega, et see ralli nii õnnetult tegelikult punktide mõttes sinu jaoks lõppes, et kas need eilne sõitmine ja tänane päev kuidagi on seda emotsiooni lahendanud ka juba? Ei ega asi ei olegi emotsiooni lahendamise, asi on kogu spordi põhimõttes ja ma arvan, et seda teemat me eile juba arutasime ka, aga need mõtted ei ole muutunud ja eks näis, mis aeg toob siin enne järgmist rallit, et loodetavasti ikka saab vähe mingit muud selgust, et ma arvan, et see tõesti näeks natuke nõme välja, kui see lihtsalt maha vaikitaks. Kas teised tiimid tulevad ka kaasa, et saate mingi ühis nii-öelda rinde selles küsimuses tekitada? Ei ole õrna imegi. Nüüd järgmine ralli tuleb asfaldil uuesti, et kas Monte Carlost on midagi sinna kaasa võtta ja kui palju te saate enne seda nüüd autot asfaldi jaoks sobilikuks sättida? No asfalt on meie väga nõrk koht hetkel, et ütleme, et eks testipäevad on piiratud, arendustesti teha ei saa, et ongi ainult testid ralliks ja neid on siis põhimõtteliselt päev sõitja kohta. Eks näis, kodutöö tuleb kindlasti korralik teha ja siis eks me siis testidel näeme, kas me suudame edasi minna või ei suuda, et kindlasti hetkel on vajalik, et Montes me olime selgelt Fordist ja Toyotast ikkagi suht kaugel. No tead, räägiti ju ka see taliralli eel, et Hyundai on maas konkurentidest just selle auto poolest, aga tegelikult kiirus oli olemas, et kas see näitab, et tegelikkuses on võimalik siin järgmiste rallidega konkurentidele järgi võtta? Asfalt on erinev teema, eks näis, kus me asfaldi peal oma asjadega jõuame. Kruusauto siin lume peal oli täitsa okei, aga see auto ei ole veel elus kordagi kruusa peal sõitnud, et ma arvan, kui me jõuame sinna kohta, kus lumi ära sulab, siis me näeme, kus me oma asjadega oleme. Aga mingid aimduse kruusa jaoks ikkagi see andis, et on võimalik kruusa peal, tasub kruusarallisid oodata? Seda ei tea, ei ole kordagi kruusa peal sõitnud, kruus on ikkagi täitsa teise iseloomuga. No Egon Kaur, Rootsi ralli on lõppenud, võib-olla meeleolud natuke vastuolulised, et poodiumi koht oma klassis ei tulnud, aga karjääri esimene MM-i esikümne koht ehk punkti koht tuli, et mis need emotsioonid on? Ja nagu sa ütlesid, kahetsed ongi, et eks on positiivsed ka, aga väike siht oli tõesti poodiumile pääseda, et kahjuks natuke ei puudu, et sinna veel ei saanud. Aga see, et MM-sarjas elu esimene punkt tuli, kas see sümboolselt midagi tähendab sinu jaoks?
No pigem sümboolne, et eks me ikka ajame pigem ju kiirust ja seda oma klassi tulemust taga, et see, mis ta võib-olla üldis on lihtsalt jah, selline ilus sümboolne number, mis jääb väike märk maha. No kui rallit tervikuna kokku võtta, mille taha see poodiumi koht siis jäi, et üks koht ei puudu oma klassi 4. koht? No meil olid kohe esimest katsest alates olid mootori jõuga probleemid, et seal selle tõttu lausa tekkis päris palju probleeme ja vigu ja kadus kindlasti aega sinna, et ja siis enda 2 apsakat oli ka, et no üks oli selline pikaks minek, aga teine kord suri välja eile viimasel katsel, et sinna läks ka natuke aega, et ilma nende vigadeta oli poodium täiesti reaalne. No ma sain aru, me enne rallit ka rääkisime, et 3 MM-rallit sel hooajal on plaanis, ülejäänud on Soome võistlused. Kas nüüd selle võistlus ikkagi siuke, kokkuvõttes ikkagi hea tulemus, neid plaane kuidagi ei muuda? Kuna iial ära ütle iial. Loomulikult võiks loota, et saaks siia midagi juurde teha, et rallisõitjana tahad ikka võimalikult palju sõita ja süües kasvab nii-öelda isu, et kui on võimalik, loomulikult sõidaks veel ja praegu on see, et meil tegelikult on selline värske Rautio Motorsport tiim kokku pandud ja on oma insener seal ja uued näod, et töötab alles kokku, et praegu oli päris hea juba niimoodi sõita ja keskenduda puhtalt enda tööle, et kui nüüd seda saaks edasi praktiseerida, ma arvan, sealt pealt annaks päris hästi ehitada. Et on mindud nagu selles, kus ma ütlen, tasemelt ikkagi samme edasi? Jah, tasemelt on nagu samme edasi mindud, et just selles osas, et saan rohkem enda tööd teha, et loodetavasti saab sellega jätkata ja siis see tuleb pikemas perspektiivis ka tulemusi. Nii, Georg Linnamäe võib öelda, et karjääri parim ralli tulemus on tehtud, aga täit rahulolu ei paista sinust. Jah, me mängisime võib-olla veel parema tulemuse maha, aga nüüd selles mõttes, et me saame ikkagi viimase 3 katsega üldjoontes rahule jääda, et saime enam-vähem selle kiiruse tagasi, mis meil laupäeval puudus. Mis see siis täna hommiku juhtus või milles see maha mängimine seisnes? Midagi väga hullu, see oli siuke loll apsakas lihtsalt, mis tuli sisse, et me läksime natuke lahtise peale ja libisesime auto tagaosaga vastu valli, mis viskas meid teisele poole valli. Kinni ei jäänud kauaks, aga lihtsalt meil läks õhufilter lund täis ja autol ei olnud jõudu enam. Aga selle ralli kokkuvõttes võib ütelda, et ikkagi teatud samm edasi arengus on kindlasti astutud ja kuidagi nagu uuele tasemele või uue taseme poole oled igal juhul teel? Ja ei, sellega me saame kindlasti rahule jääda, et progress on võrreldes eelmise aastaga olnud, see kindlasti on selles mõttes väga motiveeriv ja küll meie aeg ka tuleb. No lumesõidud on nüüd sõidetud, et mis edasi saab Portugali ERC etapp või mis nüüd tulemas on? Just, järgmine ralli on Fafe, see on 2 nädala pärast ja siis tuleb väike paus ja siis sõidame Horvaatia. Horvaatia eel kuskil saad asfaldi peal mingit teste ka teha? Loodame selles mõttes, et võib-olla isegi õnnestub kuskilt mingi väike miniralli leida, mis on sarnaste teeoludega, aga eks näis. Testi peame kindlasti tegema. No selle talve põhjal võib ütelda, et sinu edu võti seisneb, et sõita ja veel kord sõita, et siis tulevad asjad välja ka, et selles suhtes see väike ralli asfaldi peal oleks vist väga asjakohane. Jaa, ega ma arvan, et see reegel enam-vähem kehtib kõigile, et mida rohkem sõita saad, seda nii-öelda lihtsamaks ja automaatsemaks see asi kõik muutub, et mida vähem uusi olukordi, mida vähem üllatusi, seda lihtsam tegelikult on. Ja nüüd on meil telefoni otsas ka Peep Pahv Uumeast. No nii, Peep, lõpuks siis Otile punktikatse võit, Kalle Rovanperale üldarvestuse võit. Kui suurt rõõmu peaksime tundma sellest 5 punktist, mis tõstis Oti meil üldarvestuses 11. No rõõmu peaks tundma tegelikult sellest, et see talveralli siin näitas ära, et tegelikult see Hyundai ralliauto on võimeline kiiresti sõitma, et poleks Otiga nüüd seda absoluutselt ebaõiglast jama olnud selle hübriidsüsteemiga, siis Ott oleks kindlasti siin esikoha eest
võidelnud, et selline kiirus oli tal olemas, seda tõestas ka enne seda katkestamist. Et pigem võib selle üle rõõmus olla, et tuleviku peale mõeldes, et kui ütleme, lumeralli ikkagi vastab mõnes mõttes kruusarallile või need autod on sarnases seades, et siis sellise seadega see auto on kiire ikkagi. No optimismi peaks sisendama ka Neuvilli teine koht, eks? Ja absoluutselt, no see on kõik sama muster ju tegelikult, et Hyundai'd olid konkurentsis läbi selle ralli ja Toyotale midagi niisama ei anda. Esa-Pekka Lappi poodiumi koht on üllatus või mitte? Ei ole üllatus, kui sa mäletad, siis ma panin ta ka ennustuses esikolmikusse, nii et ma siin suurt üllatust ei näe. Selgi see, et nendes oludes ta oli hea, oli teada, et ta on hea ja tuleb kiiresti sõita ja seda ka tõestas, sest ta ei olnud tippvormist, ise tunnistas ka seda, et pigem jääb veel natuke tema taha, aga mitte midagi ei auto taha. Aga see, et ta see kiire oli, seda oli arvata ja ma arvan, et tänavu ta võib nii mõnelgi rallil täiesti esikolmiku võitlus tekkida. Räägime kahest Eesti WRC 2 klassi mehest ka. Kui Linnamäe oli meil siin avapäeva järel poodiumi konkurentsis, siis lõpuks jäi poodiumilt 10 sekundiga maha hoopis Egon Kaur, kes tegi tegelikult ikka tõusvas tempos ralli. Tegi tõusvas tempos ja Egon Kauri jaoks oli see väga märgiline ralli ka esimest korda elus, siis WRC sarja punkt ka käed. Et paljuks neid mehi ikka ongi, kes WRC sarjas punkti kohale jõudnud, et nüüd on üks Eesti mees jälle juures selles nimekirjas ka. Et see on igal juhul ka omapärane saavutus. Tõsi, Egon ise tunnistas ka, et pigem on see muidugi sümboolne, et seda WRC 2 autoga ja WRC sarjas midagi konkurentsi ei paku ja ei ole, aga märgiline moment igal juhul ja karjääri parim koht talle Georg Linnamäele mõlemale, et selles suhtes ma arvan, et mehed võivad olla ühest küljest rahul, teisest küljest mõlemad mehed olid rahulolematud Egon sellega, et tema tahtis minna ikkagi oma klassi võidu peale välja ja Georg ka siin mõnede eksimuste tõttu väga rahul ei olnud, aga tervikuna on Georg Linnamäe teinud ka tasemes ikkagi päris korraliku hüppe edasi selleks hooajaks. No Egon on välja öelnud, et ta teeb ainult 3 MM-rallit, peale selle veel Eesti ja Soome. No ma nägin intervjuust, sa üritasid pinnida ka, et äkki mõtleks nagu ringi ja üritaks ikka pingutada rohkema nimel. Jaa, ma üritasin seda pinnida ja ka ta ütles ka ilma diplomaatiliselt, ega kunagi ei tea, ära iial ütle iial, aga oma tiimi nad on siin ehitanud ja ma saan aru, et selles mõttes on ka tasemes edasi mindud. Kunagi või teada, kuidas sponsor selle peale vaatab, et tegelikult oli siin tippkonkurentsis, sõitis WRC 2 maailma parimatega võrdseid aegu vahepeal, et isest oleks väga huvitav, kui ta saaks ikkagi rohkem proovida. Mis me Linnamäe kohta ütleme? Kindel on see, et Georg Linnamäe sõidab seda WRC 2 pärre läbi hooaja, et seal on ka mida jälgida. Mis me ütleme Linnamäe kohta, et näha on, et kiirust on, oleks ralli poole lühem, siis oleks ka poodiumil? No mitte ralli poole lühem, pigem on see, et seda stabiilsust on juurde vaja, aga ta on noor mees ja ta on niisuguse tasa ja targu arenguga olnud ja ta on iga aasta natuke edasi läinud. Andrus Laur, tiimipealik, teeb minu hinnangul temaga seal väga head tööd ja võib-olla ta ei ole nii padu andekas, aga tal on võimalused ja tal on töökust, nii et selles WRC 2 sarjas ma kujutan ette, et järgmiseks hooajaks võib ikkagi täitsa tippmeheks kujuneda. Kui räägime ikkagi natuke sellest sõjateemast ka, siin sotsiaalmeedias on ikkagi päris kuum teema ka WRC-d silmas pidades, et ega see telepilti pole väga palju jälginud, sa oled rohkem raja ääres olnud, aga ega enne, kui Kalle oma lõpukõnes Ukraina rahvale pöördumist ei teinud, ega enne kuskil seda Ukraina-Venemaa sõda ei mainitud ka, et mis sina arvad, kuidagi ettevaatlikult suhtub FIA sellesse praegu? No siin Vene sõitjad väga palju pole, ainuke, kes Vene sõitjatest siin kaasa teeb ja WRC 2 arvestuses üks tippmehi on.
siin oli huvitav lugu, ma eile siis intervjuutsoonis lõpuks sain ta ka kätte ja alguses juhatasin küll ralliteemadega juttu sisse, aga siis küsisin tema seisukohta ka selle sõja küsimus, aga selle ta pareeris kohe ja ütles sel teemal, ta sõna ei võta ja mingit kommentaari ei anna ja tegelikult tema saatja või selline meediainimene andis nagu märk kõikidele, kes intervjuusid temaga tegid, et seda teemat ei puudutataks ja see üsna vaikiv kokkuleppena seda ka ei puudutatud. No ma lõpuks selle küsimuse ära tegin, aga jah, see ei tulnud midagi ja siis kohe sai nii-öelda aeg ka otsa pärast seda, et ega siin see jutuks nagu väga pole olnud. Küll on ajakirjanik omavahel sellest natuke rääkinud pressikeskuses, kuigi siin rallil nagu väga palju nagu sellist, kuidas ma ütlen, pressikeskuses koos istumist ei ole olnud. Siin on sellist ka praegult, ütleme, see intervjuude ala oli hoopis mujal ja täna ütleme sellist kohta, kus ajakirjanik kokku tuleks, nagu polnudki. Et natuke lihtsalt räägitud seda, et see olukord on hirmus ja nii edasi, aga ütleme mingid selliseid sügavaid avaldusi või et ta seda rallit kuidagi nagu varjutanud oleks, seda nagu ei ole. Et pigem see Kalle Rompera lõpuavaldus oli igati sümpaatne, et see lõpuks ka kuidagi välja toodi. No laskesuusatamise Otepää MK-etappi korraldajad on öelnud, et Vene sportlased pole oodatud. Mis sa arvad, kas Rally Estonial on ka siin väike mõttekoht? No kindlasti on mõttekoht, et tegelikult peaks see asi käima niimoodi, et ei ole mõtet teha mingi sanktsioone, et laskesuusatajad ei lase, rallimehi laseme ja siis, ma ei tea, Vene kodanikest raamatupidajatele laseme ka rahulikult töötada. Kui siis kõigile ühesugused sanktsioonid peale, et ei lase kedagi ja ongi rahumajad. Et see süsteem peaks olema ikkagi ühtne minu arust. Ja mis sporti puudutab, et siis ütleme selgi see, et ütleme Vene koondised ja Vene klubid ja kõik see nendel nagu kohta ei ole. Et teine küsimus on see, jah, et mis nagu selliste, kuidas ma ütlen, nagu lihtsalt töölistega, kes a la kuskil NHL-is mõni venelased mängivad ja nii edasi, nagu nendega teha. Et miks sportlase töö on nagu teistsugune töö kui mõne muu eriala töö. Et ma ütlen, et siin tegelikult tuleks need kõik ühe vitsaga lüüa, et kas ei või jah. Kuule, aga selge, aitäh sulle praegu ja arutame siin asju edasi. Selge, edu. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, soovime Peebule veel turvalist koduteed, jätkame siis stuudiost Roland Poomiga. Tere, Roland! Tere! Kas paneme selle sama plaadi, mis me iga pühapäev räägime? Kuule, tegelikult oli ju mingid lootuseid, et võiks hakata toimuma mingit võidusõitu, aga ega väga vist ei toimunud, nii et kui sul on see plaat olemas, kuskil pane peale. Igatahes, no räägime selle plaadi uuesti üle, et Peep tegelikult pani päris hea päevakommentaari eile ka sel teemal. Ta küll mõtles rohkem superralli süsteemi totrust, aga põhimõtteliselt üks ühele selle sama jutu kanda üle ka sellele, et mehed lihtsalt säästi trehve kuni punkti katseni. Ainuke, kes võib-olla seal gaasi natukene vajutas, oli Lappi, Neville ja Rovampere, nii palju Rovampere, et seda 20 sekundilist edu maha ei mängiks, aga... Jah, nii oli, et tegelikult hommikul kohe märkasin, siis jõudsin minuti vaadata ja siis mõtlesin, et ma magan veel 10-15 minutit, et siin pole veel, ühesõnaga ei olnud midagi vaadata hommikul kohe. Et sai korraks silmadel looja lasta, aga jah, nii ta läheb jälle, et ega midagi teha ei ole. See on strateegia ja punkte püütakse vähemalt siis võtta Power Stage'ilt nii palju kui võimalik. Muidugi Priin pani eriti nagu vanaema täna, et ma ei, ühesõnaga ikka täiesti road mode'ist tuli. Et Otil nagu mingi kiiruski oli, et ma ei tea, kas seal nüüd midagi vaadata oli, aga midagi oli, aga sellegi poolest kõik suutsid kuidagi paremini Priinist sõita seal Power Stage'il. Keegi pani Twitterisse inglise keeles hea kommentaari, et inimesed maksavad kallist raha, aga rallipassi ei ole mingi odav asi, ja lähevad siis hommikul katse äärde ja siis vaatavad liiguvad siis vanaema kiirusel. Et tegelikult võiks üle sõitu vaadata, ne? See on tegelikult me räägime iga ralli seda juttu, et see vajab muutmist, See mõjub nii halvasti lihtsalt ralli mainele minu meelest,
sest seal reaalselt, no see on iga ralli, noh. Minu arvates ralli sama jama. need, kes saaksid siin midagi muuta, oleks võib-olla need teleõiguste omanikud. Jaa, kindlasti. Kalev Kruusile sinna, et pange pead ja kõrvad ja käed kokku ja tehke mingi, ma ei tea, mingi pöördumine, et see ei ole okei tegelikult. Ei, loomulikult, sest ega minu jaoks oli meeletult iga päev. Ma nagu see, täiesti ausalt ütlen, seda oli, ma olen nagu suur rallifänn, aga piin oli vaadata seda. Isegi, ütleme, jah, mingit actionit toimus, on ju, et Evans seal käkkis ära, aga no see ei ole nagu, no ma naudin ikkagi nagu mingit kiiret sõitu võitlust, värki-särki, mida ei ole. Ja siis ka mingid osad vennad tulevad lihtsalt sõidavad lihtsalt lõpuni, et jaa, seal vajab jätkuvalt, räägime seda sama juttu, midagi vajab muutmist. Neid võimalusi on, ma arvan, 100 erinevat, mida võiks muuta, et see päev teha põnevamaks, et ei oleks ainult Power Stage, aga noh, midagi ette ei võeta jätkuvalt, nii et äkki loodame, äkki järgmine aasta. Räägime siis Evansist, tänase päeva ebaõnnesõdur. Kõigepealt hommik algas siis selliselt, et võib-olla, Evansil võib-olla isegi eile õhtu juba, et 10 sekundit trahvi tuli selle Cramo prožektori maasõidu eest ja sealt roadbooki eiramise eest. Ta ise ütles, et tagurdamine ei oleks võimalik olnud. Mis sa arvad? No ei olnud võimalik, seda oli näha, et see vall oli seal ikka piisavalt kõrge, et kui ta oleks üritanud, ta üritas tegelikult ju tagurdada, me nägime, et paar korda ta üritas, auto kuhugi ei liikunud, läks edasi ainuõige lahendusega, mis see sinna ikka valju otsennast jätad, kui ütleme, mis ümber nurga saab sihtkohta, mis on sama. Aga eile ju, mida ma ka välja tõin, oli see, et tegelikult mingid meetrid jäid nii-öelda sõitmata roadbookist, et kas mingi karistus tuleb, ma arvan, et ei tule, aga midagi siis nii-öelda ikkagi pandi kirja. Aga mille eest täpsemalt 10 sekundit pandi? Ma nägin ongi seda. Roadbooki eiramisest, oligi see, jah. Okei. No ma ei tea, ma arvan, et see oli selles mõttes ütleme siis aus karistus, ma ütleks. Aga tegelikult võtab ju moti maha, kui sul on 8 sekki liidriga vahet, järsku 4 katset jäänud ja ongi 18. Jaa, seda küll. Aga jah, ma arvan, et ega selles mõttes see oli aus karistus. Selles mõttes, et see oleks võinud päris hullusti lõppeda see olukord. Ja nüüd siis jõuda tagasi siis sihtpunkti kuskilt mingit X teed pidi. Ma arvan, et see 10 sekundit oli selline, ma arvan, veel hästi antud karistus. No tegelikult ju üsnagi sarnane vormel 1 viimasel etapil, et seal otsustati, et ei hakka mootorisporti rikkuma oma reeglitega, et laseme meestel võidu sõita, aga siin tehti täpselt vastupidine otsus, et ikkagi ühe mehe sõit natukene rikuti ära. Noh, jah, põhimõtteliselt. Sarnasusi võib tuua küll, et nii on, jah. Aga mina arvan küll, et Evans läks siis kohe järgmisele katsele suruma. Ja, loomulikult. Selles mõttes, et ega ta on ju terve nädalavahetus tempo on olemas olnud. Ei saa öelda, et tempot väga hästi tuli ja võib-olla selline kergelt natuke närvis ka, et tahtis jõuga natuke tagasi võtta, aga et ütleme, Evansi ja Rovanpera sõit, kui on board'i vaadata, oligi selline, et iga kurv oli selline, et mis nüüd tuleb, kas jääb tee peale. Et Evansi läks kehvemini, aga Rovanpera, tõesti, see oli, ma arvan, et eelviimane katse oli, kus ma vaatasin, iga kurv oli selline, et võtad peast kinni, et ei ole, nüüd läheb välja ja ei läinud. Kuigi ta ise ütles seal nendel katsetel küll, et ta võttis üsna rahulikult. Jah. Hübriidi ka ei olnud, jah. Eilne rahulik oli ka 105%, nagu ta ütles. Aga püsib teel ja selles mõttes peab autot usaldama, pidamist usaldama ja siis saab niimoodi sõita. Kalle Rovanperal nüüd 3 MM-ralli võitu, Eesti, Kreeka ja Rootsi. No üha kindlamaks saab vist see, et tegu on tulevase maailmameistriga. Jah, ja ega võib-olla see aasta juba. Olgem ausad, ma arvan, et see on väga tõenäoline, et see võib see aasta juba juhtuda. Vaatan punktitabelit, see on kõige tõenäolisem stsenaarium üldse siin. Jah, ma arvan, et 46 punkti Kallel koos Neuvillil 32, lööb 27, võtame lööbisid tegelikult tinglikult vahelt ära. Greensmith on siis nii-öelda virtuaalselt 3. Ja. Pole ka paha, 2/5 kohta. Aga räägime Kallest, et ma ei tea, kas me ei saa ju teda Horvaatias maha kriipsutada. Me nägime, et Montes on ta kiire,
Okei, võib-olla seal klassikalisemad kruusarallit ta ei ole võib-olla kõige paremini sõitnud, mis seal nüüd tulevad Sardiinia ja Portugal, eks? Jah, eks tal on seal olnud alati selliseid tehnilisi probleeme või kuskil iseennast natukene katki sõitnud, et ütleme, mingid suuri probleeme tal või nii-öelda suurt sõiduviga on tal ikkagi nende hooaegade vältel vähe olnud. Et kõik on väiksed vead või siis ongi lihtsalt, et mingid rallid pole väga sobinud talle. Aga ma arvan, et kui nüüd on juba, palju ta sõitnud on nüüd? Kas on 2 tervet hooaega tuleb nüüd ära, 2 tervet hooaega on nüüd sõidetud, siis ma arvan, et selline mingi mõistlik kogu siis teadmiste pagas on juba olemas, et siit võiks juba nagu minna ja teha mingisugust suurt asja. Ma mõtlen siis maailmameistritiitli peale sõitmist, et loomulikult igal normaalsel rallisõitjal võtab see rohkem aega, aga Kalle ei olegi tavaline normaalne rallisõitja. Igatahes, kuigi Ott võttis punktikatsevõidu, võib vist öelda julgelt, et Kalle oli selle ralli kiirem mees. No kindlasti. Mitte selline taktikaline vaikselt tagant tulen, vaid oligi peaaegu üle. Jaa, ma arvan, et võib julgelt öelda, et see oli domineerimine. Et küll jah, selles mõttes Ott oli olemas, siis ju oli see võitlus täitsa äge, aga kui pole Otti polnud enam, siis see oli ikkagi peaaegu üle teistest. Neville, oma Peebuga arutasime ka, et näitas, et tegelikult see Hyundai ei ole midagi nii sitanekerdis, et annab sellega sõita küll teisele kohale. Jaa, loomulikult, ega Hyundai ongi hea, me ei saa öelda, et Hyundai hea ei ole ju. Ta selleks ralliks saadi väga palju paremaks ja Monte probleemid olid see, et ei olnud varuosasid, et saada auto seadistust muuta põhimõtteliselt. See oli, ma arvan, nagu sõitjate suust kõlas, see oli kõige suurem probleem, et autot ei saa mugavaks enda jaoks. Nüüd täna oli see olukord parem, aga mis on probleem, ongi lihtsalt see, et võib tehniliselt ei ole ta vastupidav. Ja siis nüüd tuleb hakata lihtsalt lootma, et tempo on üleal, aga kas see auto lõpuni tuleb. Et jah, praegu tundub, et Solberg oli see, kellel oli tehniline probleem, aga tegelikult Otil ju vist ei olnud. Me arvame. Otil on tehnilist probleemi? Põhimõtteliselt ei olnud ju. Mehaanilist tehnilist probleemi. Et see... Seda on raske kirjeldada, mis probleem see ja ütleme, oli hübriidi probleem, kelle poole pealt see oli, me jätkuvalt ei tea, aga sellist mehaanilist probleemi, nagu näiteks oli Solbergil, Otil tegelikult ei olnud, nii et oletame, et Hyundaidest üks siis tegelikult nagu kooles ära seal, et Neville'il vist ei olnud midagi või? Ei, Neville'i auto töötas üsna laitmatult. See Montset ütles küll, et me teame, et Neville'il on autoga raskusi, aga Neville selle üle küll ei kurtnud, et ta midagi viga oleks. Jonas siis ise teadsid natuke rohkem, aga vähemalt selle pilliga sai lõpuni sõita. Ja, ma just mõtlesin, et midagi ka kuskilt kuulsin, aga see ei olnud midagi sellist, et oleks häirinud. Esa-Pekka Lappi tuli nägi, võttis 3. koha kiirelt. Mis me selle mehe kohta ütleme? No ülikõva ja võib-olla, kui ma ütlekski, et kes nagu minu jaoks isiklikult üllatajad oligi kindlasti Solberg ja Lappi. Et Lapilt ma ei oodanud sellist tempot, et ta oleks nii tihedas konkurentsis nii kaua, et loomulikult Lappi on kiire ja ma eeldasin, et ta suudab sõita seal top 3 aegasid, võib-olla ka isegi katsevõidu võtta, aga et ta ralli jooksul suudab nii pikalt püsidagi nagu täiesti konkurentsis, et minu jaoks oli see üllatus ja ma loodan, et ta saab võimalikult palju sõita see aasta, et lahe on teda näha ikka autos. Minu jaoks oli üllatus isegi Takamoto Katsuta 4. koht, et võib-olla mitte koht ei olnud üllatus, aga see, kui mugavalt ennast selle lõpus tundis, et saab isegi suruda ja mul enne nagu punktikatset ma ei kirpstanud üldse punktikatse võitja kandidaatidest maha. Jah, selles mõttes muidugi, et Takamoto on eelmine hooaeg ta pani, ma ei tea, pool hooaega järjest oli 5 või 6, mis ta oli. Et tal tegelikult tal on kiirus olemas, tal on stabiilsus olemas, et
jah, miks mitte, sest see aasta ta suudab oma tempot tõstma hakata ja võib-olla natukene sinna, ütleme, top 4 või top 5 näiteks siis rohkem kanna peale astuma, sest nagu ta on näidanud, kiirust on, püsib teel ka, kui vaja on. Vahepeal ei püsi, enamasti püsib ikka. Et ma arvan, et oleks aeg küll võib-olla, jah. Kas Greensmiti üle on minul ka hea meel, et tal on selline rikka papa poja mentaliteet küljes, et võtab siin võib-olla, reaalselt võtab ka kellegi teise koha ilmselt ära, et kes vääriks siin WRC sarjas rohkem kohta, aga nüüd nende kahe viienda kohaga Montes ja siin hakkab nagu tõestama ennast. Ja. Ütleme tegelikult eelmine hooaeg minu meelest see lõpupool juba oli selline, et ta nagu näitas oma arengut kindlasti. Ja ma ei tea, mina olen kogu aeg öelnud, et rallis ei ole vaja nüüd mingit hullu talenti, on natuke seda raha vaja lihtsalt, et siis saad sõita ja ütleme, treenimisega on võimalik vormi saada. Nagu ma arvan, et igal teisel alal, et kui sul on piisavalt tahtmist ja võimalusi treenida, siis sa jõuad ka kuhugile. Täpselt samamoodi on rallis, et tal neid võimalusi on. Natuke aega on võtnud loomulikult, et kuhugi sellist mingit taset kätte saada, aga see aasta tundub küll, et tuli katsevõit Montest, siin tegelikult stabiilne sõit ja kusjuures lumi on nagu ta kõige nõrgem koht üldse, et ta käis proovis R5-ga sõita Norras ühe ralli kaasa enne Rootsit ja see läks jumala tuksi minu meelest, et ta sai ikka nagu ikka kaotas seal, Ja ta ütles ka, et ta ei tunne lume peal ennast üldse mugavalt. Nii et see, et ta jõudis seal lõppu juba, sai head punktid ja on nii-öelda virtuaalselt, ütleme siis 3. on ju. Et ma ei tea, see on ikka ideaalne hooaja algus talle. Räägime Egonist ka natukene, et Egon ikkagi vägagi tõusvas joones sõitis, aga me kuulsime ka intervjuust, et ju seal omad probleemid olid, et esimene päev mootori võimuga probleeme ja sellepärast ei olnud võib-olla nii kiire, kui ta tegelikult võimeline on, aga lõpuks poodiumist 10 sekki. Ja muideks ka siis esimene punkt, kui ma ei eksi. Sellest ka Peebu intervjuus oli juba juttu. Jah, et 10. koht. Väga hea tulemus WRC, mis ta on, WRC 3 või WRC 2? No WRC 2. WRC 2 arvestuses, et jah, selles mõttes olgem ausad, eelmine aasta ta oli WRC 3-l võttis siis poodiumi, aga täna ta on siis ühes pundis kõigiga koos ja selles arvestuses 4. koht. Ma arvan, et on isegi natukene võib-olla suurema väärtusega. Ma arvan. Ma ei tea, kus ta ise võib-olla arvab mingit muud moodi. Kutsume üles kõiki, kellel võimalust ja soovi Egonit natukene rohkem rahaliselt aidata, et ta saaks veel WRC 2 sarjas kaasa teha, sest tegelikult oleks ju kihvt näha, et ta teeks ka nagu Linnamäe kaasa selle täisprogrammi. Ja loomulikult ikka, mida rohkem eestlasi sarjas sõidab, seda lahedam on ja Egon on selline, kuidas ma ütlen, kuidagi välja kujunenud rahvamees et rallifännid Eestis teda toetavad ja see on lahe, et ta märkab neid ja alati toob välja ka, et rallirahvas on selja taga tal ja ütleme nii, et ega selle fännide raha hooaega kindlasti kinni ei maksa, aga see kahtlemata on suureks abiks, mis need rallifännid, kuidas nad aitavad, et loomulikult, kellel võimalik, andke Egonile plekki. No Georg Linnamäe avapäeval oli ka ikkagi poodiumi konkurentsis lõpuks 5. koht oma arvestuses. Nagu Peep ütles ka, et stabiilsust natukene juurde vaja ja sealt tuleb. Ja no kindlasti tuleb, et tegelikult isegi see ralli võib-olla oli üks, ma arvan, et oligi kõigest selline stabiilsem tema karjääris, MM-ralli karjääris siis. Tavaliselt ikka, ütleme, Shakedownist alati paneb sinna top 3 sõidab ära, ja siis see ralli hakkab seal kuidagi, vaikselt peale, ütleme nii, ja siis vahepeal viskab seal vigasi sisse, vahepeal on kuskil kraavis. Nii on see olnud. Aga see ralli, tal oli mingi tagurdamisi, värk oli eile, aga tegelikult väga stabiilne ralli ja väga konkurentsivõimelise tempoga tuli terve aeg. Ma isegi ütleks, et ma olen natuke üllatunud. Väga hea areng on olnud küll.
Nüüd siis märts jääb meil WRC ralli mõttes rallivaeseks, et järgmine, võiks ju Mehhiko siin olla, päris kena oleks. Võiks küll, jah. Mis meil on üldse? Järgmine on Horvaatia 21. aprill ja asfalt. No võt siis. Asfalt ja ma arvan, et selles mõttes Horvaatia asfalt oli üpriski keeruline ju. Seal ei olnud mitte üks asfalt, vaid et seal oli 10 erinevat asfalti. Just, et see tegi keeruliseks ja see oli selline tolmune kohat ja libe ja hakkas juhtuma ja... See oli see, kus fännid ütlesid, et ei, me ei vaata rallit, me peame pikniku. Jaa. Ütleme, see aasta vist on vähe laadam, jah. Vist on vähe laadam, jah. Aga ei, see tuleb väga ralli kindlasti. Ma üldse ei kahtle selles. Ja siis läheb edasi nii, et 19. mai on Portugal, 2. juuni Sardiinia, 23. juuni Safaril kilomeetrit 363, see tuleb mega. Ja 14. juuli Rally Estonia. Ma küsisin Peibult ka ja küsin ka sinult, et siin nüüd on venelaste suhtes väga jõulisi avaldusi tehtud erinevate organisatsioonide poolt, et Otepää MK-etapile laskesuusatamises venelased teretulnud ei ole. Mis arvakas Nikolai Greasin on Eestisse teretulnud ja mis arvakas ta tuleb? No ma saan oma isiklikult vaadet siin avaldada, on ju. Mu isiklik vaade on selline, et mida saab teha üldse ülejäänud maailm selles olukorras on lihtsalt nii-öelda sanktsioone kogu rahva vastu teha. Me ei saa muuta, me ei saa ühtegi suurt poliitilist otsust teha, aga kui me teeme sanktsioone siis kas või sportlaste vastu, siis hakkavad ka need sportlased peavad võitlema oma kodus, et midagi muutuks. Nii et minu vaade on see, et jah, sanktsioonid peavad olema sõitjate vastu. Et lihtsalt ma isegi ei oska öelda, kas on selline avalik poomine võib-olla, mida tehakse või kas seda võiks nii kutsuda, aga lihtsalt, et tuua võib-olla natuke tähelepanu rohkem. Nii et jah, minu arvamus on see, et Greasin ei oleks oodatud ja ma arvan ka teiste spordialadega peaks nii olema. No FIA seda seisukohta pole veel kujundanud, et FIA üldse oli väga ettevaatlik, kui sa panid tähele ülekandes alles Kalle Rompera oli finišis esimene, kes mainis üldse, et mingi sõda kuskil käib. Ja see on päris haige isegi, ma ütleks. Nagu ma ootasin juba tegelikult mitu päeva tagasi, et keegi võtab sõna, ei võtnud, ei ole hullu, mis seal ikka, et äkki lõpus, aga põhimõtteliselt siis Romper oli ainuke, kes nagu midagi välja ütles, nii et aga Soome on ju selles mõttes ka väga aktiivselt selle teemaga hetkel seotud. Et, jah, mis saab edasi, kindlasti huviga jälgime ja tegelikult veits vastik on seda öelda, mis ma ütlesin, sest ma tean Nikolaid väga hästi. Ma saan taga hästi läbi, aga midagi ei ole teha, ma arvan, et selles maailmas hetkel tuleb nagu mingid veidi selliseid raskeid otsuseid teha. No Rally Estonial on üldse väga palju venelasi käinud, Lukk ja Nukk ja ütle nüüd see rikkur, kes tuleb siia oma eralennukiga. Šaimijev. Jah. Ega neid me siin ilmselt ka ei näe. Ega jah, kui ühte ei lase, siis ei lase ka teisi. Absoluutselt, jah. Aga selline siis oli Rootsi ralli tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi nagu põnev, et see toimus, et ära ei jäänud, et me ei olnud selline on ei ole ralli, et mingid katsed vahepealt jäid küll ära, aga oleks võinud ju palju hullemini minna, oleks seal Karstadi kandis edasi taarutanud, siis võib-olla oleks pooled katsed ära jäänud. Ja isegi võib-olla oligi huvitav täiesti nagu mingit teistmoodi teid näha vahepeal Rootsi koha peal, et jah, Karstadi ümbrus oleks saanud olema üpriski suvine ilmselt. Nii et see oli ainuõige otsus, nüüd tagantjärgi vaadates väga õige otsus ja katsed olid suures pildis ägedad. Lahe oli vaadata. Mulle Arctic tegelikult meeldis rohkem. Ja Arctic on ikka nagu, ma arvan, Arcticu vastu ei saa mitte ükski ralli. See on ikka nagu täiesti teine maailm. Aga parimad rallid peaksid olema ju MM-il kalendris, on ju? Peaks küll, jah. Ma olen tõesti nõus, et tegelikult ma väga lootsin, et tuleb Arctic see aasta ka. Ja ma ei tea, ma ei ole kindel, kas praegu on Soome või Rootsiga leping, oli see ühekordne
Ei, minu arust oli pikem. Okei. Et mis me loota saame on see, et kui see leping läbi saab, äkki tuuakse Arctic ikkagi mängu tagasi. Jaa, kutsume küll üles seda liigutust tegema. Aga aitäh, et meid kuulasite. Täna meil kahjuks kuulaja küsimusi ei tulnud, aga 2 ralli vahel võib ka neid meile postitada, et kuueskaik@delfi.ee. Täname, et kuulasite. Täname Roland, et meiega siin olid. Jaa, väga tore oli jälle. Nii et tulen kindlasti tagasi, kui kutsute. Jaa, kutsume ära selle pärast muretse. Aga kõik head ja järgmise korrani. Järgmise korrani. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.